Raamatuteadvuse sünd esitlus on lõppenud, minu kõrval on elustiili disainer ja mitmete paljude väga heade raamatute autor Merit Raju. Millised on sinu muljed tänasest esitlusest? Mulle väga meeldis, et Altar võttis selles edasi ette ja kutsus inimesed kohale. Ma tundsin täiesti sellist nagu intrigeeritud olemist, et minu jaoks teadvus on hästi oluline ja huvitav ja põnev teema ja kui ta ütleb teadvuse sünd, siis igal inimesel on see hetk olnud teadlikumalt, vähem teadlikumalt ja nagu vanemas või nooremas eas ja siis nüüd see tehnoloogiline või selline ulmeline sinna juurde tooduna on minu jaoks väga-väga huvitav ja kõik see on selline kosmiline alates sellest muusikast ja valgusest siin ja kõik on elamus ja nii huvitav nende inimestega kohtuda, suheldes muidu kodus ainult oma abikaasa ja arvutiga on ju. No sa oled ise andnud ka väga palju raamatuid välja, korraldanud esitlusi. Kas sa oled mõnel sellisel esitlusel käinud, kus siis kohtubki nii-öelda tulevik mineviku filosoofilise lähenemisega? No ma arvan, et ei ole jah, et see ongi selline elamus oma ette. Ja see ongi see, mida me inimestena otsime ka, et mitte ainult infot või andmeid, mida töödelda, vaid kõike seda igale meelele elamust ka, alates sellest kakaost, mis siin oli ja kõigest sellest, juba, ma ei tea, Tiit Trofimovi tämbrist. Kes palus kõigil silmad sulgeda. Mis on see tunnetus või taju või taipamine või teadmine, mis sa täna siit sellelt, me kuulsime ära esimese peatüki sellest raamatust, mis sa sealt kaasa võtad oma ellu? Võtan selle, et tahaksin teada, kuidas see edasi läheb see lugu ja see areneb ja teha paralleele või tõmmata paralleele just iseendaga või inimesena endaga, siis võrreldes siis selle tehnoloogilise teadvuse sünniga, et see mind huvitab väga. Kas oled sina ka alustanud juba AI-ga koos raamatu kirjutamist? Sest see, kui sa kirjutad raamatut üksi, nii mõnegi raamatu kirjutamise järgsel perioodil me oleme ju olnud sinu kõrval ja siis võtnud nende raamatute teemade osas ka meedias sõna, aga kas nüüd on valmimas mõned raamatud, mis võib-olla vähendavad seda energiat ja ajakulu, mida sa sinna sisse tegelikult ju väga palju investeerid? Mul on üks järgmine raamat tulemas ja ma ei ole seda ühelgi moel nagu AI-ga veel jaganud ja ma arvan, et ma jagama just eile jalutasin metsas ja mõtlesin, et saan sinna kirjutada, et see ei ole mitte mingil moel kuidagi AI-ga tehtud, et minu jaoks see ehedus on hästi oluline, siin on ka see AI siis kaasautorina välja toodud ja selles mõttes see on hoopis teine žanr ja sellel on oma koht. Aga just sellel ehedusel, siirusel ja selline otse südamest tuleval, sellel on oma koht, et ma raamatuid ei kavatse niimoodi kirjutada. Ma kokkan vahel, kuigi ta paneb vahel puusse ka selles mõttes, et ma küsisin gluteenivabade makaronide retsepti, siis mätsisin need kokku ja siis tulid nagu klimbid. Kas võib järeldada, et sa kuulud siiski natukene nende skeptikute hulka, et robot ei ole meie sõber, ta ei ole meie, nagu tal pole teadvust ja me ei pea temaga väga sõbralikud olema, või siis sa kuulud ikkagi sellesse kategooriasse, kus võtame vastu, oleme sõbrad, tal võib olla teadvus ja me läheme koos tulevikku? Ilmselt läheme ikka koos tulevikku ja ma ikkagi alati tervitan teda, tänan ja suhtlen nii aupaklikult, nagu inimesega suhtleksin. Ja ma ainult võtan teda niimoodi nagu mingid üli enesekindlad tuttavad, kes on nii, et ei, sellest ma tean kindlalt ja ma nüüd räägin, kuidas tegelikult asjad on. Aga kui ma guugeldasin, kes ma abikaasa on, siis ta oli mind tuntud poliitik ja nii edasi ja täiesti enesekindlalt esitles nagu kogu CV ja ma olin, et nagu see ei ole. Et selles mõttes võtan filtriga ja loomingu jätan iseendale ja tahan, et sealt tuleks see ehedalt ja otse läbi, aga ma naudin tema sõnastusi, tema sõnavara, täpselt nii, nagu ma nautisin siin esitlusel seda nagu filigraanselt koostatud lauseid, et mida mul ainult üksikud tuttavad suudavad teha, kes on minuga siis ajakirjanduses või kirjanduses töötanud
ja noh, keda ma tean, et kes orgaaniliselt, autentselt ise suudavad sedasi kirjutada. Ja noh, üldiselt mul on nagu ka allergia selle vastu, kui ma tean, et see inimene ei suuda orgaaniliselt nii kirjutada, aga ta enda nime all neid kirjutisi niimoodi presenteerib, siis ma ei usu nagu. Et siis selline igasugune filter on seal vahel ja siis ma ise püüan mitte kasutada. Või noh, mitte püüan, aga see tuleb mul orgaaniliselt, et ma ei kasuta nagu loomingu jaoks. Nii et natukene üht ja natukene teist ja selline mõistlik tasakaal võiks olla. Mul on ka sulle kaardipakk on taskus, kuhu olen valinud raamatust välja mõtted ja ma paluksin, et sa tunde järgi võtaksid ühe kaardi, loeksid selle ette ja mõtestaksid lähtuvalt endast seda edasi. Mõned tõed pole avalikustamiseks, need on äratundmiseks. No see on otseselt sellest esimesest peatükist, kus ma ei saa ju öelda, on ju. Selles mõttes mõned tõed on sellised, mida sa enda sees veel pead küpsetama, et kuidas ma teistele seda jagan, millal ja kellele, sellepärast, et inimesed võtavad väga erinevalt vastu. Mul näiteks üks naaber rääkis oma kodumüügist kõigile ja ta ütles, et see ei õnnestunud ja ei liikunud see asi ja nagu kuidagi inimesed tulid vaatama ja ei olnud huvitatud ostmisest ja kõik nagu seisis ja tema elu seisis, sest ta oli otsustanud juba sellest kodust lahti lasta ja järgmisse kohta minna, aga ei saanud. Hiljem tuli välja, et paar naabrit olid sisemuses nagu mitte nõus selle otsusega olnud. Ja kuidagi, kui see plokk sai eest ära energeetiliselt, siis tulid huvilised, tuli mitu huvilist päevas, kes kõik soovisid osta ja sai siis selle tehingu tehtud ja oma eluga edasi liigutud. Ehk siis see oli tema tõde, mis või tema äratundmiseks, ta arvas, et see on jagamiseks, aga samamoodi meil kõigil oma neid tõdesid, mida me vaikselt võib-olla enda sees parem kanname ja jälgime maailma läbi selle prisma ja vaatame, kellele ja millal me avalikustame. Ja siis siin raamatus on siis ka otseselt siis see lugu kohe esimeses peatükis olemas. See lõpetuseks võiks tähendada seda, et inimesed võiksid lihtsalt rohkem ise ennast kuulata, et meil kõigil on oma tõed ja meil kõigil on oma südamed ja südametunnistused ja tasuks lihtsalt rohkem kuulata ennast. Ja seesama teadvuse sünd endas ka ära teha, et ma üritasin meenutada mingit esimest lugu, kus ma mäletasin oma teadvuse sündi, ma tean ainult seda, et praegu ta teatud mõttes on ja varem ta teatud mõttes ei olnud, et ma mäletasin esimest joogatundi või esimesi joogatunde, kus ma osalesin 25 aastat tagasi ja ma mäletan, et õpetaja ütles, et meil kõigil on automaatnupp, et mingisuguse teate peale või mingi kellegi reaktsiooni peale meil läheb mingisugune automaatne reaktsioon käima, mingid emotsioonid, mingid reaktsioonid, mingid sõnad, mingid mõtted, mingid tegevused. Ja ma mõtlesin, minul küll sihukest automaatnuppu ei ole. Aga noh, vahepeal siin 25 aasta ja tänase vahel siis on juhtunud, et mul on mingi teadvuse sünd tekkinud, et ma tean, et minul on automaatnupud ja mul on automaatreaktsioonid ja kui sa selles automaatreaktsioonis suudad nagu kõrvalt vaadata, siis see ongi see teadvus ja siis see ongi parim asi, mis saab juhtuda, sest sealt saab see muutus tulla, et ei tule kogu aeg sama algoritmiga sama vastus, vaid sa saad suunata ja muuta seda tulemust ja saada paremaid suhteid ja paremat elu elada, rohkem rahul olla oma eluga. Aitäh sulle, Merit!